tere! Tere! Täna teeme toredaid karvapallikesi. Lõngatupsudest hakkame tegema jänest ja tiibuu. Aga selleks on meil siis tarvis võtta Lõnga. jah, lõnga, aga meil on vaja tuti tegemiseks ka veel abivahendeid. Mina olen selline vanamoeline, papirõngad 2 tükki, nagu ikka. Kuidas see käib? Räägi natukene lähemalt Nii, sellest. ma võtan nõela ja lõnga ja alguses ma hoian pöidlaga kinni seda, et ta ei liiguks ja hakkan niimoodi siit siis ümber ringi askeldama. Ahah, paned aga muudkui Ja, ringi ja ja, ringi seda lõnga ja. ümber. Ja nii ta tuleb, aga see võtab kõik aega muidugi, kuni see ring täis saab ja et see auk jääks pisike näha, mitte nii suur. Nii palju peab siis kerima seda lõnga, et auk jääks võimalikult väike näha. Aga niikaua, kuni sina kerid, ma räägin sellest, mis minu käes on. Et poes müüakse niisuguseid toredaid tuti tegemise masinaid. Ja need on nüüd niimoodi, et ta käib siit lahti. Ja siis saab selle ühe poole tutist kerida ühele poole, siis teise poole saab teisele poole. Ja lõpuks on võimalik see ilusasti lahti võtta ja valmis saabki tore tutt. Kohe näitan. Võtan kohe lõnga, teen selle ühe poole lahti, nagu rääkisin, ja hakkan siia kerima. No peaaegu nagu Tiinagi mul siin kõrval teeb. Et hakkan kerima, algul hoian ka siit ühte otsa kinni ja hakkan kerima. Et nüüd ma panen selle tutimasina ühe poole kinni ja võtan lahti teise poole ka. Need on niimoodi 2 erinevat, mis tuleb kokku kerida lõngaga. Et see on üks niisugune tore abivahend vahvate lõngatuttide tegemiseks ja käsitööpoodides on müügil. Et käsitööpoodides on võimalik osta erineva suurusega lõngatuttide tegemiseks just neid. Et mina olen küll näinud, et lastele väga meeldib, et just nimelt see, et see on nagu mingisugune tore masin, mis aitab selle vahva tuti valmis meisterdada. Tuti tegemine läheb justkui ise. Aga kui nüüd lõng otsa saab, ja siis tuleb ju uue lõngaga alustada. Ja mina tavaliselt torkan siit alt sisse, lõngade alt sisse. Lõngade vahel? Lõngade vahelt ja jätan pisikese saba, aga igaks juhuks hoian seda saba kinni. Ja nüüd läheb samamoodi edasi. Ja arsti, kui ma jõuan lõppu, siis ma näitan, kuidas ma lõpetan, nii et mitte mingisuguseid sõlmi pole vaja teha, et asi on äärmiselt lihtne. Aga kas see siis käibki niimoodi, et muudkui nõelatäite kaupa, muudkui paned aga lõnga juurde ja juurde, kuni sulle tundub, et on paras jagu? Jaa, ma vaatan seda auku, see on juba märksa palju väiksemaks jäänud, aga ta tahab vist veel ühte lõnga, aga nüüd ma olengi jõudnud siia lõnga lõppu. Ja ma näitan, kuidas siis oleks tore lõnga lõpetada. Mina pistan suvaliselt siit sisse ja siis ta jääb niimoodi. Muidugi ta võiks väiksem olla natukene. Ja taas võtan uue lõnga, sest ikkagi seda kohevam tuleb, mida rohkem siia ümber mässida seda lõnga. Aga mina näitan vahepeal, et olen juba valmis saanud. Piisavalt on seda lõnga nüüd mõlema poole peale keritud, nii ühele poole kui ka teisele poole. Ja nüüd see masin pannakse niimoodi kokku, hoitakse tugevasti käes ja seda lõngatutti on väga lihtne nüüd lahti lõigata. Ühelt poolt lahti lõigata. Ja tuleb hästi vaadata, et see niimoodi vahepeal laiali ei läheks käes. Tuleb korralikult kinni hoida ja saab lõigata lahti ka teise poole. Nüüd ongi kõik need lõngajupikesed ilusasti ühtlaselt lahti lõigatud, aga selleks, et tutt päris valmis teha, tuleb nüüd keskelt panna nöör ümber tuti väikeste lõngakeste. Ma panen niimoodi 2-kordselt, et oleks tugevam ja siin tuleb siis kõvasti siduda sõlm ümber.
teine sõlm veel peale, hoiab tugevamini. Nii. Ja nüüd on hetk käes, kus on vaja lahti võtta. Ja kõige toredam hetk minu lastelastele meeldib kangesti, kui ma teen vot nii. Siis jääb tutt väga ilus kohe. Natukene teeme siin uuksuritööd ka. Ja tegelikult olen mina ka jõudnud lõikamise juurde. Aha. Ja kuidas nüüd mina lõikan, siin kus see papi jäär on, ma lõikan siit lahti. Ja nüüd ma näen, et panen käärid 2 papi vahele. 2 papirõnga vahele ja siis on teekond selge. Ja muudkui lõikan ringi täis. Ja siis tuleb samamoodi siduda. Näete, siin on siis nagu 2 ketast. Aha. Ja siis võtame ühe lõnga. Paneme siia 2 ketta vahele. Otsad ühe pikkused. Ja siis võib teha sellise umbsõlme. Et üks kord, teine kord. Ja nüüd tuleb hästi sügavale siia keskele siduda. Ja igaks juhuks võib ühe veel teha. Ja edasi ei ole veel valmis. Nüüd tuleb lihtsalt see papitükk rebida katki. Ja siis vaadata ta üle ja siis võib samamoodi teha. Oi, siin on vaja juuksuris käia. No jah, et pallist saaks tibu või pallist saaks jänes, siis tuleb hakata panema juurde jalgu, kõrvu, silmi, saba ka ja jänes saabki valmis. Ja mul sama siin, mul on ka jalad, nokk, silmad ja toreduse pärast võiks paar sulge ka olla. Nii, aga hakkame siis pihta. Mina teen kohe siin, mul on väike sabloon joonistatud jalgade jaoks. Mul on sama. Et ma panen siia sablooni nüüd vilditüki peale. See võiks paksem vilt natuke olla. Ja, ma näitan siin, mul on 2 erinevat paksust vilti, aga kui ei ole, siis ei ole ka muidugi... Võib ka papitüki peale teha need jalad. Jah. Sest ei pruugi olla kodus. Ja teate, kuidas on tore neid siksakke lõigata, et sa kääri ei pööra siin, eks ju, vaid lõikad ühelt poolt ja teiselt poolt vastu. Nii nagu ikka see väikse kavanusega, et siis ei ole vaja kääre pöörata ja siin ei saagi, siin on nii vähe ruumi. Ühelt poolt ja teiselt poolt. Jah, kinnitame siis 2-poolse teibiga. Ma annan sulle ka ühe tüki siit. Aha, aitäh. Ei tea, kas sa ei suur natuke vist. Ma lõikan natuke väiksem. 2-poolne teip on üks hea vahend. Jaa. Sellega saab kõik asjad kinni kleepida, mis üldse hästi jääda ei taha. Väike vajutus ja jäigi valge õhemast vildist tüki ja lõikan 2 toredat kõrva. Ja mina teen sellise ruumilise noka, et mõjuks, et nokk oleks lahti. Ja selleks panengi selle vildi kokku ja lõikan tavalise 3 nurga. Ja nüüd siia kinnise otsa peale panen natuke pulgaliimi. Kinnise otsa peale pulgaliimi. Ja surun siia karvade vahele keskkohta kuskile. Natuke tuleb, liim tahab mõjuda, siis võib noka lahti teha. No, pimekana leiab tera, kus on silmad. Kas sa oled hea, ulata mulle sealt seda roosat vildikat, et ma teen selle jänesele kõrvasisud ilusasti. Kas sa joonistad vildi peale kohe? Jaa, joonistan siia vildi peale niimoodi natukene roosakaks. Mängujänestel on alati, ma olen näinud. Sisekõrvad, jah. Päris jänestel on ka natukene roosakamad seest kõrvad. Ja samamoodi pulgaliimiga saab ilusasti kinnitada kõrvad kohale. Ühelt poolt on natuke liimiseks. Teiselt poolt käin ka liimiseks,
siis panen kõrva paika siia nende lõnga karvakeste vahele ja pigistan natukene aega, hoian ja pigistangi kinni ilusasti. Kui ta ära kuivab, jääbki. Aga nüüd on silmade valik. Mina sain toredad ripsmetega, uhked silmad, kleepsusilmad. Meil on siin valik kleepsusilmi. Ma panen niisugused natukene uudishimulikud silmad. Nii, paar sulge ka. No normaalne, väga tore nägu. Väga armas nägu. Jänesel peab muidugi olema saba. Käsitööpoodides müüakse nii toredaid selliseid vildipallikesi, mis kohe sobib väga hästi sabaks. Aga selle ma panen ka lihtsalt niisama liimiga. See on jänese uhkus, saba, aga minu tibu uhkus on jälle väiksed sulekesed, mida saab samuti käsitööpoodidest. No minult tuli tibupoeg välja. See on selline kopsakam tibu ja teine on väiksem, aga tore ongi, kui nad on erinevad. Mul on ka jänes ongi valmis. Ja jänes sai sõbra endale ja minu tibu sai ka sõbra. Väga tore. Tehke järgi. Üks võimalus on veel, kuidas neid papikettaid saab kasutada lõngatuti tegemiseks. Et kui sina niimoodi nõelusid siit seest välja ja jälle uuesti niimoodi ringiga läbi, siis mulle õpetas vanaema, et lõigata siit katki, see 2 rõngast mõlemad niimoodi katki. Ja siis, kui nüüd võtta lõng, panna see esimeseks nii-öelda lõngakarvakeseks valmis ja siis saab hakata kerima niimoodi, et ei pea kasutama nõela. Ja muidugi tuleb vaadata, et see lõng jääks ilusasti ühtlaselt, ümmarguselt jooksma, siis tulevad lõnga karvakesed kõik ühepikkused. Hästi hoolega tuleb teha muidugi veel see koht, et sealt üle ei hakkaks tulema. Aga see ei olegi nii tähtis, et ta peab kindlasti olema väga-väga ääreni tehtud, et piisab, kui ta on natukene eemal ka. Et mida ühtlasemalt seda niimoodi kerida seda lõnga, siin edasi-tagasi ma teen siia ringi peale. Seda ühe suurusemad need tutikarvakesed tulevad ja seda ühtlasem lõngatutt sellest lõpuks välja tuleb.